No tšau, kuulge, ma ei tea, kas te olete Itaalias käinud, aga Itaalia köök ilma ciabatata on täiesti mõttetu. Let's be fair nagu. Aga täna me teeme ühte ciabatat. See on päris lihtne, väga kerge, võtab ainult natuke aega, aga usu mind, tulemus on seda väärt, kui sa saad seda krõbedat leiba. Aga kui sa oled valmis, siis me võtame jahu, me paneme siia sisse suhkrut ja nii, natuke suhkrut. Siis me kasutame pärmi, jällegi kuiv pärmi ja paneme seda ka siia 2 teelusikatäit. Ja siis me paneme ta siia rahulikult segama. Nii, laseme tal rahulikult ringi käia natukene. Ja kui sa näed, et kõik on siia sisse ära segunenud, siis me võime hakata lisama vett. Vesi on mul siuke natuke soojem kui toatemperatuur, umbes siuke käesoe. Ja siis ma rahulikult lisan selle vee siia. Nii. Ja kohe lisan ka oliiviõli, et anda natukene talle seda mõnusat oliivist kikki. Ja siis laseme tal rahulikult siin sisse seguneda. Nii, nüüd sa näed, et siin hakkab väike taignapall moodustuma. Ta tegelikult on siuke natukene nätske, aga ciabatta peabki olema natukene suurema veesisaldusega, et lõpuks need suured õhutaskud tal sealt seest moodustuksid, kui vedelik välja aurustub. Aga kõik on praegu väga hästi, ilus taignapall. Nüüd me saame lisada juba soola. Mina kasutan siis Himalaia soola. Kui sa tahad, sa võid kasutada ka meresoola, aga see on täiesti sinu enda otsustada, mida sa kasutada parasjagu tahad. Nii, vahepeal, et see sool liiga ühte kohta ei koguneks, ma lasen ta vispli küljest lahti, sa näed, ta ei ole päris siuke nagu tavaline pärmitaigen, ta ongi natuke nätskem. See on väga hea. Meie praegu võtame kausid ja paneme siia sisse siis natuke oliiviõli ja määrime ta kas siis salvrätikuga või majapidamisrätikuga ära, et taigen sinna liigselt külge kinni ei jääks. Kiirelt lased üle. Ja jällegi teda ei pea väga paks kord olema, ainult natukene. Ja siis jagame selle taigna 2 eraldi kaussidesse siis rahulikult kerkima. No, jah. Nii, mul on tunne, et ma pean ikkagi käed praegu ka märjaks tegema, kui ma ei tahtnud, aga noh, teeme siis, et taigen välja saada. Nii, käed on märjad. Vaatame, kas tuleb taigen kergemini välja. Opa, no. Et seda ma teadsin, et kui ma teda aeg-ajalt segan, siis ma teen seda nii-öelda kätega märjaks, aga ma enne ei olegi niimoodi teinud, et ma kohe alguses ta kätega märjaks teen. Kogu aeg midagi uut juurde. Nii, siis katame ta rätikutega ja jätame ta selliseks umbes 2 tunniks rahulikult kerkima. Nii, nüüdseks on meil natukene need ciabatta taignad siin rahulikult kerkida saanud. Vaatame, mis siin toimub. Väga mõnus. Tundub, et on siuke väga pehme. Mõnusalt õhumulja täis. Nii, ja nüüd me võime hakata neid vaikselt töötlema. Et töötlemise käigus, mida mina täna ei teinud, mina teen natuke lihtsamaid ciabattasid, on see, et sa teed käed märjaks ja sa hakkad üle voltima. Ehk siis seda tuleks teha siis iga siukse
30–60 minuti tagant ja siis niimoodi 2-3 korda, et sa võtadki nagu selle taigna ja sa teed käed märjaks, et sul käte külge taigene jääks ja siis sa tõmbad üle, siis keerad, tõmbad uuesti üle ja siis uuesti. Et nii kaua, kuni kogu taigen on üle volditud ja siis uuesti, et see tekitab neid suuremaid õhumulle, mida mõned inimesed väga tahavad. Minul ei ole väga sooja ega külma, minu jaoks on oluline ciabatta puhul see, et ta oleks seest pehme, pealt krõbe ja suured õhumullid on boonus, aga see ei ole minu jaoks kõige olulisem. Nii, aga võtame siis, ma panen praegu sellele katte peale, nii kaua, kuni ma seda töötlen, aga lõika laua peale või tööpinna peale, millel sa teda töötled, pane kindlasti jahu alla, tõstan selle kausi siia poole. Nii, panen siia rahulikult jahu alla ja rahulikult võtame selle siit seest välja. Nii, ja nüüd on see, et kui me hakkame teda voltima, me võime teha käed märjaks ja hakata teda nii-öelda tõmbama ja sirutama, et me saaksime ta laiaks, aga ta ei jääks käte külge. Käed on märjad, rahulikult natukene tõmbame. Saame ta ilusti selliseks nelinurkseks. Nii väikseid õhutaskuid me võime sisse teha niimoodi, et me vajutame vaikselt siia alla ja tõmbame natuke seda taigent. Nii, ja sa näed, siin hakkavad vaiksed õhumullid juba tekkima. Nii, ja siis, kui ta on meil ilusti töödeldud, voldime ühelt poolt peale ja voldime teiselt poolt peale. Nii, siis otsad tõmbame kinni ja tõmbame alla. See jääb allapoole, kus meil see nii-öelda kinnine osa jäi siit poolt samamoodi peale ja ümaraks. Nii, nüüd ta on meil ilusti valmis. Siis ma võtan taigna tõstan selle sama tõstjaga ja panen ta siia. Vormime selle teise ka ära. Jälle samamoodi. Natuke jahu alla, kuna see taigen ongi natuke nätskem, mis lõpuks seob ka need nii-öelda taignakihid omavahel kokku ja tekitavad need õhutaskud, siis peabki natuke rohkem jahu kasutama, et ta laua külge kinni jääks ja sul oleks seda kergem transportida. Et kui sul taigna kaabitsat ei ole, siis sa võid vabalt ka seda lihtsalt kätega teha, et siis sa pead arvestama, ta natuke venib laiemaks. Nii, ma teen käed uuesti märjaks ja hakkame teda venitama. Nii. Jällegi ilusti selliseks kandiliseks ristkülikuks, et ta oleks igalt poolt suhteliselt võrdne, et sa saaksid mõnusa ühtlasest saia. Nii, ja siis jälle näppudega lasen üle. Nii, ja siis jälle voldin ühelt poolt kokku ja teiselt poolt peale. Nii, jälle otsad kokku ja alla. Samamoodi otsad kokku ja alla. Et tuleks ilus siuke ümar ots ikkagi ciabattale, nii nagu tal omane on. Nii, ja siis uuesti võtame taigna kaabitsa ja töötleme ta või tõstame ta siia aluse peale. Nii, nüüd me paneme siis siia köögirätiku peale ja me laseme tal toatemperatuuril kuskil siuke tund aega kerkida, et jällegi ilus õhuline sai tuleks ja siis paneme ta ahju. Nii, ja nüüdseks on meil siis mõnusalt see ciabatta siin kerkinud. Ma ei ole ise siia alla veel vaadanud, nii et see on mulle ka väike üllatus, nii et tõstame. No vot, see on ciabatta, no. Korralikult kerkinud ciabatta. Nii, ja nüüd meil ei ole mitte midagi muud. Me paneme ta ahju. Minul on ahi pandud
230 kraadi peale ja niiskusega õhutus siis. Kui sinul ei ole niiskusega ahju, siis lihtsalt kas piserda veepritsiga või pane siis ahju põhja lihtsalt teine plaat, kus on vett natuke sees, et sa saaksid veeauru. See teeb selle pinna eriti krõbedaks, eriti mahlaseks ja mõnusaks. On ju, davai, viskame ahju. No nii, ja nüüd 10 minutit siis niimoodi. Nii, ja vaata, mis nad siin teevad. Mõnus. Ja nüüd ma panen ta siis ülevalt jalg kuumutus ja 210 kraadi. Ja 10 minutit. Nii, ahi on meil siis nüüdseks lõpetanud ja me saame tšapatat ahjust välja võtta. Loodame, et on õnnestunud ka. Nii huvitav, kas ta krõbe ka on või? Peaks nagu kontrollima. Täitsa huvitav. Vaatame, mis ta siis on meil. Mis ma kinnastega lõikan? Sellepärast, et see on kuum, on ju. Aga nii palju käed ikka kannatavad. Võib-olla. Jaas. Paneme rätiku peale, siis on natuke parem. Nii, ja kui sa reaalselt nüüd neid suuremaid mulje taga ajad, mida siin on natuke vähem, nagu näiteks siin, siis tuleb tõesti, et selle sama suuremad augud tulevadki siis, kui me hakkame neid voltima, nii nagu ma rääkisin, et natuke aega kerkib, siis voldime, näiteks ütleme alguses esimese 30 minutit, voldid märgade kätega, siis lased uuesti kerkida, siis 60 minuti pärast uuesti voldid, et siis 30 või 60 minuti pärast jälle voldid, et 3 voltimist, siis tulevad need suuremad augud ka. Minu jaoks need augud ei ole nii olulised, minu jaoks on oluline see, et ta on niisugune krõbe. Ja seest pehme. Et üks asi on puudu. Paneme natuke võid ka peale. Soe ciabatta ja ürdivõi. Okei. Aitab küll. Davai. Tšau.